lugu on siis koerajutud ja mängivad Võru Draamastuudio õpilased. Kõik lepitavad ilusti. Ja põhimõtteliselt tegemist on Juhan Jaigi lastelooga, mille ma leidsin ja siis dramatiseerin siin ta natukene teatripärasemaks. Et Juhan Jaigil, tal ei ole sellist dramaatilist kõverat ja tal on lihtsalt nagu sissevaade ühte hetke. Ja et teda lavale panna on vaja natukene igasuguseid lavalisi asju lisada. Ja siis nüüd me olemegi umbes 6 aega teinud proove, võib-olla natuke vähem, et peaaegu kõikidel päevadel nädalas. Noored võivad seda kinnitada. Ja oleme jõudnud nii kaugele, et siis sel neljapäeval 1. detsembril on esietendus meil kell 11 ja järgmisel 4 päeval ehk siis 1. kuni 4. detsembrini on meil etendused, iga päev 3 etendust, et päris suur kogemus noortele näitajatele. Lugu on sellest, kuidas on emakoer ja tal on 3 kutsikat ja ta saadab need kõik 3 kutsikat laia maailma, nagu tavalistes muinaslugudes. Ja siis nendel igaühel on oma saatus, niisugune traditsiooniline, et kes läheb kõrtsi, kes lihtsalt unustab ennast ära ja siis kõige targem ja tublim kutsikas Teramina, ehk siis tema päästab ära kaugelt Indiast Vanavareste valla printsessi Tsiiri ja siis oma uute tuttavate Buda ja Pärdiku abiga toob ta siia Eestisse tagasi. Teramina! Ema! Mu kallis tütrekene! Jaik oli sükene, meie mõtles päris suur rassist tegelikult, et näiteks ühes kohas koera ema tuletab meelde siis, kuidas ta koos teise koeraga juutide peale haukus ja et venelased ja lätlased on pahad ja seda toob mitmes kohas välja, et kui koera ema ütleb kutsikatele, et nii olge need korralikud, et muidu annan teid mustlasele ja venelasele. Et selline huvitav suhtumine, mis meile oli sükene teistmoodi tänapäevases maailmas lugeda. Ütle mulle, kuidas Londkõrvad ja Silegapal läheb? Nemad sama ameti peal teistes kodus! Tulge ikka vaatama!